28. novembril 1943. aastal, kui Teherani konverentsisaalis istusid kolm meest, kes otsustasid maailma saatuse, tehti otsus, millest Eesti rahvas ei teadnud veel midagi. Winston Churchill, Franklin Roosevelt ja Jossif Stalin tõstsid klaasid ja jõid Hitleri lüüasaamise peale, kuid selle toosti varjus oli teine kokkulepe, kirjutamata, protokollidesse kandmata, kuid seda reaalsem. Balti riigid jäid Nõukogude Liidu mõjusfääri. Mitte sõjalise hädavajaduse tõttu, vaid külma poliitilise kalkulatsiooni tulemusena. Ja kui aasta hiljem, septembris 1944. Otto Tiefi valitsus tõmbas Pikk-Hermannil heisata sinimustvalge lipu ja saatis meeleheitlikke raadiogramme Londonisse ja Stockholmi, siis lääne luureteenistused kuulsid neid signaale kristallselgelt ja vaikisid. Mitte sellepärast, et nad ei saanud aidata, vaid sellepärast, et nad ei tohtinud aidata. Sest Teherani kokkulepe oli juba tehtud ja Eesti iseseisvus oli muutunud ebamugavaks probleemiks, mida oli lihtsam ignoreerida kui kaitsta. Kujutage ette, te olete üks 12 mehest, kes istuvad külmas septembriõhtus väikeses puitkirikus, Põgari baptisti palvemajas ja vaatate läbi uduse akna tormist Läänemerd. Te olete Eesti Vabariigi valitsuse liikmed, ministrid, riigisekretär, peaminister. Teie taskutes on dokumendid, millega te just taastasid riigi iseseisvuse, mille Nõukogude Liit oli 4 aasta eest vägivaldselt hävitanud. Te saatsite raadiogramme vaba maailma pealinnadesse, kuulutades, et Eesti on taas vaba. Te ootate paati, mida teile lubati saata Rootsist. Kuid paati ei tule. Tund möödub, teine, kolmas. Torm tugevneb, lained põrutavad vastu kive ja te hakkate aimama, et midagi on läinud kohutavalt valesti. Mitte ilmastikuga, mitte logistikaga, vaid millegi palju sügavamaga, te olete jäetud tahtlikult lõksu, sest teie iseseisvus ei sobi enam kellegi plaanidesse. Kas te oleksite sel hetkel veel uskunud, et lääs on teie liitlane? Või oleksite mõistnud, et te olete muutunud geopoliitiliseks ohverduseks? Aga alustame algusest. Augustis 1944, kui Punaarmee murdis läbi Sinimägede rindest ja Saksa väed hakkasid Eestist taanduma, teadsid Briti salaluure ja Ameerika strateegiliste teenistuste valitsus täpselt, mis Eestis toimus. Nad ei olnud pimedad ega kurdid. Nende agendid, eriti kuulus luuregrupp Tšhauka, edastasid reaalajas teavet Londonisse ja Stockholmi. Need mehed, kes riskisid oma eluga, et hoida läänt kursis Ida-Euroopa sündmustega, uskusid, et nende töö teenib suuremat eesmärki, vaba Euroopa taastamist. Kuid see, mida nad ei teadnud, oli see, et nende info kasutati vaid sõjalistel eesmärkidel, Saksa vägede liikumise jälgimiseks, mitte Eesti iseseisvuse toetamiseks. Lääne luureteenistused said iga päev raporteid, kus kirjeldati, kuidas Jüri Uluots, haige ja surmale lähenev mees, valmistas ette valitsuse moodustamist, kuidas eestlased lootasid, et lääs tunnustab nende taaskehtestatud iseseisvust. Kuid Londonis ja Washingtonis need raportid loeti läbi ja pandi kõrvale. Mitte sellepärast, et neid ei peetud olulisteks, vaid sellepärast, et Teherani kokkulepe oli juba otsustanud Eesti saatuse. Ja kui Harry Carr, Briti luure Läänemere osakonna juht Stockholmis, sai käsu mitte toetada Eesti valitsuse evakuatsiooni, mõistis ta täpselt, mida see tähendas, need mehed jäetakse surema või vangi. 18. septembril, kui Saksa väed alustasid Tallinna evakueerimist ja Jüri Uluots nimetas ametisse Otto Tiefi valitsuse, oli see hetk, mida eestlased olid oodanud 4 aastat. Okupatsioon lõppes, mitte Nõukogude, vaid Saksa okupatsioon ja oli lühike, habras hetk, mil Eesti oli taas iseseisev. 19. septembril, kui Pikk-Hermannil tõmmati üles sinimustvalge lipp ja raadios loeti ette valitsuse deklaratsioon, uskusid tuhanded eestlased, et maailm kuuleb neid. Ja maailm kuuliski. PC monitooringuteenistus salvestas need raadiogramme, Londonis ja Washingtonis loeti neid läbi, kuid ametlikku vastust ei tulnud. Mitte ühtegi. Mitte toetust, mitte tunnustust, mitte isegi diplomaatilist žesti. Ainult vaikus. Ja see vaikus oli kõnekam kui ükski sõna, sest see oli tahtlik, kalkuleeritud vaikus, mis ütles, te olete üksi. 21. septembril, kui Punaarmee tankid jõudsid Tallinna ja sinimustvalge lipp rebiti Pika Hermanni tornist, oli Otto Tiefi valitsus juba Läänemaal, Puiserannas, kuhu oli lubatud saata Rootsist kiirpaadid. Kuid paate ei tulnud. Mitte esimesel päeval, mitte teisel. Ilm oli tõesti tormine, kuid see ei olnud peamine põhjus.
peamine põhjus oli see, et Rootsi võimud, kes olid tihedas koostöös lääne luurega, hakkasid konfiskeerima Eesti pagulaste paate ja piirama kütuse kättesaadavust. Rootsi kartis Nõukogude Liidu pahameelt. Rootsi, kes oli kogu sõja vältel hoidnud ettevaatlikku neutraliteeti, ei tahtnud nüüd, kui Saksamaa lüüasaamine oli ilmne, ärritada Moskvat. Ja nii jäid paadid Stockholmi sadamatesse kinni, nende kaptenid said käsu mitte väljuda ja Eesti ministrid ootasid puiserannas, vaadates tühja horisonti. Kas te suudate ette kujutada seda meeleheidet? Te olete valitsuse liige, te olete taastanud oma riigi iseseisvuse, te olete saatnud abipalumise signaale ja te teate, et neid kuuldi, kuid keegi ei tule. Ja te hakkate mõistma, et teid on reedetud. 22. septembril, kui Otto Tiefi valitsus kogunes viimaseks istungiks Põgari baptisti palvemajas, oli õhus midagi lõplikku. See ei olnud enam lootuse, vaid ootuse ruum, ootuse, mis muutus iga möödunud tunniga raskemaks ja lämmatavamaks. Palvemaja oli väike, lihtne hoone, mille puitpingid olid kulunud aastakümnete palvete ja laulude käes. Aknad värisesid tuule käes ja läbi uduse klaasi oli näha Läänemerd, mis paistis sel päeval eriti tume ja vaenulik. Ministrid istusid vaikides, mõned vaatasid kella, teised merd, kolmandad oma käsi. Otto Tief, peaminister, istus eesreas, tema nägu oli väsinud, kuid rahulik. Ta oli vabadussõja veteran, advokaat, mees, kes uskus seadustesse ja õiglusesse. Ta uskus, et kui Eesti taastas oma iseseisvuse seaduslikult, siis lääs peab seda tunnustama. Kuid iga möödunud tund õõnestas seda usku. Kell oli juba õhtu ja paati ikka ei olnud. Keegi ei öelnud seda valjusti, kuid kõik mõtlesid sama, meid on jäetud maha. Kuid kuidas see juhtus? Kuidas oli võimalik, et lääne luureteenistused, kes teadsid täpselt, mis Eestis toimus, kes said iga päev raporteid oma agentidelt, ei saatnud ühtegi laeva, ühtegi paati, ühtegi abi? Vastus peitub mitte logistikas ega ilmastikus, vaid poliitilises külmas kalkulatsioonis. Teherani konverentsil, kui Churchill, Roosevelt ja Stalin leppisid kokku Euroopa sõjajärgses korralduses, oli Balti riikide saatus juba otsustatud. Stalin nõudis, et lääs tunnustaks Nõukogude Liidu õigust Balti riikidele ja lääs nõustus, mitte ametlikult, mitte avalikult, kuid vaikimisi. See oli hind, mida tuli maksta Stalini toetuse eest Hitleri vastu. Ja kui septembris 1944 Otto Tiefi valitsus kuulutas välja Eesti iseseisvuse, oli see lääne jaoks ebamugav probleem. Kui nad oleksid toetanud Tiefi valitsust, oleksid nad rikkunud Teherani kokkulepet ja ärritanud Stalinit. Kui nad oleksid tunnustanud Eesti iseseisvust, oleksid nad pidanud tunnustama ka Läti ja Leedu iseseisvust ja see oleks tähendanud diplomaatilist kriisi Moskvaga. Seega oli lihtsam vaadata kõrvale, vaikida ja lasta Eesti valitsusel oma saatust kogeda. Harry Carr, Briti luure Läänemere osakonna juht Stockholmis, oli mees, kes tundis Eesti olusid suurepäraselt. Ta oli kohtunud Eesti põrandaaluste liikmetega, ta teadis nende nimesid, nende peresid, nende lootusi. Kuid kui ta sai Londonist käsu mitte toetada Tiefi valitsuse evakuatsiooni, pidi ta selle käsu täitma. Tema ülesanne ei olnud päästa eestlasi, vaid hoida Nõukogude Liitu rahul. Ja nii kui Eesti radistid saatsid meeleheitlikke SOS-signaale, kui nad palusid vähemalt kinnitust, et neid kuuldakse, vastas Carr vaikimisega. Ta ei öelnud ei, kuid ta ei öelnud ka jah. Ta lihtsalt vaikis ja see vaikus oli kõige julm vastus, mida ta oleks võinud anda. Sest see vaikus ütles, te olete üksi ja me ei tule teile appi. Rootsi roll selles draamas oli samuti traagiline. Rootsi, kes oli kogu sõja vältel püüdnud hoida neutraliteeti, kartis nüüd, kui Saksamaa lüüasaamine oli ilmne, et Nõukogude Liit võib teda karistada, kui ta toetab Eesti põgenikke. Ja nii hakkasid Rootsi võimud, politsei, toll, sõjaväeluure, takistama Eesti pagulaste päästeoperatsioone. Paadid, mis olid valmis väljuma Eesti randa, konfiskeeriti. Kütust keelduti andmast. Kaptenitele öeldi, et nad ei tohi väljuda, sest see on ohtlik või ebaseaduslik. Kuid tegelik põhjus oli poliitiline, Rootsi ei tahtnud ärritada Moskvat. Ja nii jäid paadid Stockholmi sadamatesse kinni ja Eesti ministrid ootasid puiserannas, vaadates tühja horisonti, mõistes, et neid on reedetud mitte ainult lääne, vaid ka Rootsi poolt. 23. ja 24. septembril, kui paate ikka ei tulnud ja ilm muutus veelgi tormisemaks, mõistsid Tiefi valitsuse liikmed, et nad on lõksus.
Nad ei saanud jääda Puiseranda, sest Punaarmee oli juba Tallinnas ja liikus kiiresti lääne poole. Nad ei saanud ka põgeneda merele, sest paate ei olnud. Ja nii tegid nad ainus võimaliku otsuse, nad läksid laiali, et end varjata, lootes, et vähemalt mõned neist suudavad ellu jääda ja jätkata võitlust eksiilis. Otto Tief keeldus lahkumast, öeldes, et ta ei jäta oma mehi maha ja lahkub vaid siis, kui kogu valitsus on päästetud. See otsus maksis talle vabaduse. Kuid see oli ka otsus, mis näitas tema iseloomu. Ta oli mees, kes uskus lojaalsusesse, aususesse ja õiglusesse, isegi siis, kui maailm ümber tema oli muutunud küüniliseks ja julmaks. 29. septembril, nädal pärast seda, kui paati oleks pidanud tulema, jõudis Puiseranda lõpuks üks kiirpaat. Kuid see oli liiga hilja. Enamik ministreid oli juba laiali läinud ja paadile jõudis ainult Helmut Maandi, riigisekretär, kellel oli mantlitaskus kaltsu sisse mässitud Eesti Vabariigi riigipitsat. See pitsat oli sümbol sellest, et Eesti Vabariik ei olnud surnud, et see elas edasi, isegi kui selle valitsus oli purustatud ja selle rahvas okupeeritud. Maandi jõudis Rootsi ja see pitsat tagas Eesti Vabariigi juriidilise järjepidevuse eksiilis. Kuid see oli ka sümbol sellest, kui suure hinnaga see järjepidevus saavutati. Enamik valitsuse liikmeid jäid Eestisse, kus nad arreteeriti NKVD ja Smerši poolt, saadeti kulagi või hukati. Kas lääs oleks saanud neid päästa? Jah, nad oleksid saanud. Kas neil oli võimalus saata laevu, paate, lennukeid? Jah, neil oli. Kas nad teadsid, mis Eestis toimus? Jah, nad teadsid täpselt. Kuid nad ei teinud midagi, sest Eesti iseseisvus ei sobinud nende plaanidesse. Teherani kokkulepe oli juba tehtud ja Eesti oli ohverdatud suurema eesmärgi nimel, Stalini toetuse säilitamiseks Hitleri vastu. See oli külm, küüniline otsus, kuid see oli otsus, mida läänejuhid pidasid vajalikuks. Ja nii jäeti Otto Tiefi valitsus lõksu, mitte sellepärast, et neid ei saanud päästa, vaid sellepärast, et neid ei tahetud päästa. Oktoobris 1944, kui NKVD ja Smerš hakkasid süstemaatiliselt arreteerima Tiefi valitsuse liikmeid, oli Eesti iseseisvuse lühike hetk läbi. Otto Tief arreteeriti 10. oktoobril tema kodus, kus ta oli varjunud pärast Puiserannast lahkumist. Teda üle kuulati, piinati, süüdistati reetmises ja mässus ja lõpuks saadeti kulagi, kus ta veetis aastakümneid. Teised ministrid jagasid sarnast saatust, mõned surid vangilaagrites, teised saadeti asumisele Siberisse, kolmandad hukati. Ainult vähesed suutsid põgeneda Rootsi ja nemadki elasid seal eksiilis, teades, et nende kodumaa on okupeeritud ja et lääs, keda nad uskusid, oli nad maha jätnud. Kuid miks? Miks lääs tegi seda? Vastus ei ole lihtne, kuid see on ka mitte nii keeruline, kui võiks arvata. Lääs tegi seda, sest nad pidasid Nõukogude Liitu olulisemaks liitlaseks kui Eestit. Nad tegid seda, sest nad uskusid, et Stalini toetus on vajalik Hitleri lüüasaamiseks ja nad ei tahtnud seda toetust ohtu seada. Nad tegid seda, sest nad uskusid, et Balti riigid on väikesed, ebaolulised ja et nende ohverdamine on vastuvõetav hind suurema eesmärgi saavutamiseks. Ja nad tegid seda, sest nad uskusid, et ajalugu unustab selle reetmise, et keegi ei küsi kunagi, miks nad ei päästnud Otto Tiefi valitsust, miks nad ei saatnud paate, miks nad vaikisid, kui Eesti palus abi. Kuid ajalugu ei unustanud. Eesti rahvas ei unustanud. Ja täna, kui me vaatame tagasi sellele septembrile 1944, näeme me mitte ainult traagilist lugu ühest väikesest riigist, kes püüdis olla vaba, vaid ka lugu sellest, kuidas suurriigid ohverdavad väikeseid rahvaid oma geopoliitiliste huvide nimel. See on lugu reetmisest, kuid see on ka lugu sellest, kuidas üks riigipitsat, mis oli mässitud kaltsu sisse ja viidud üle tormise mere Rootsi, hoidis elus lootust, et Eesti Vabariik ei ole surnud, et see elab edasi, isegi kui selle valitsus on purustatud ja selle rahvas okupeeritud. Helmut Maandi, kes jõudis Rootsi koos riigipitsatiga, elas seal eksiilis kuni 1990. Ta ei rääkinud palju sellest, mis juhtus Puiserannas, kuid need, kes teda tundsid, ütlesid, et ta kandis endas süütunnet selle üle, et ta pääses, kui teised ei pääsenud. Kuid ta kandis ka uhkust selle üle, et ta hoidis riigipitsatit, et ta hoidis elus Eesti Vabariigi juriidilist järjepidevust, et ta ei lasknud Nõukogude Liidul väita, et Eesti Vabariik on surnud.
Ja kui 1990 Eesti taasiseseisvus, oli see pitsat üks sümboleid, mis sidus uue Eesti vana Eestiga, mis näitas, et Eesti Vabariik ei olnud kunagi surnud, et see oli ainult peidetud, oodanud, et see võiks taas tõusta. Kuid küsimus jääb, kas lääs võlgneb Eestile vabandust? Kas Suurbritannia, Ameerika Ühendriigid, Rootsi peaksid tunnistama, et nad jätsid Otto Tiefi valitsuse tahtlikult lõksu, et nad teadsid, mis juhtub, kuid ei teinud midagi? Ametlikult ei ole nad seda kunagi tunnistanud. Ametlikult on nad öelnud, et see olid keeruline olukord, et logistika ei võimaldanud, et ilmastik oli halb. Kuid arhiivid räägivad teist lugu. Briti Rahvusarhiivis, Sissi Läänemere osakonna dokumentides, on kirjad, kus on punasega alla tõmmatud sõna Estonia ja kõrvale kirjutatud no action tegevuseta. Ameerika strateegiliste teenistuste valitsuse arhiivides on raportid, kus kirjeldatakse Tiefi valitsuse meeleheitlikke palveid ja kõrvale on kirjutatud refer to British, suunata brittidele. Ja Rootsi sõjaarhiivis on dokumendid, kus kirjeldatakse, kuidas Rootsi politsei ja toll konfiskeerisid Eesti pagulaste paate ja keeldusid kütust andmast, viidates kõrgemalt tulnud käskudele. Need dokumendid ei jäta kahtlust, lääs teadis, lääs sai aidata, kuid lääs otsustas mitte aidata. Ja see otsus maksis Otto Tiefi valitsusele vabaduse, paljudele neist elu ja Eesti rahvale veel 50 aastat okupatsiooni. Kas see oli õige otsus? Kas Stalini toetuse säilitamine oli väärt seda hinda? Ajalugu on selle üle vaieldud, kuid üks asi on kindel, need, kes istusid Põgari palvemajas ja vaatasid tühja horisonti, uskusid, et lääs on nende liitlane ja nad said teada, et nad eksisid. Kujutage ette, et te olete arst, kes peab iga päev valetama oma patsiendile. Mitte sellepärast, et ei tea diagnoosi, vaid sellepärast, et teile on kästud seda varjata. Täpselt selline oli olukord, milles elasid Otto Tiefi isiklikud arstid ja lähimad nõunikud septembris 1944. Nad nägid, kuidas peaminister muutus iga päevaga vaoshoitumaks, kuidas tema käed värisesid, kui ta allkirjastas dokumente, kuidas ta vahel peatus keset lauset ja vaatas aknast välja, nagu otsides vastust küsimusele, mida ta ei julgenud valjusti esitada. Kuid nad ei öelnud talle tõtt, et lääne luure oli juba otsustanud mitte sekkuda, et paate ei tuleks, et nad kõik olid juba kirjutatud maha kui vastuvõetav kahju. Miks nad vaikisid? Sest nad kartsid, et kui Tiev teaks tõde, kaotaks ta viimase lootuse ja koos sellega ka võime juhtida valitsust nende viimastel päevadel. Ja nii jätkus see julm teater, ministrid istusid koosolekutel, arutasid evakuatsiooniplaane, saatsid raadiogramme, teades sisimas, et keegi ei vasta, kuid mitte julgenud seda valjusti öelda. See oli kollektiivne valetamine, mis sündis mitte kurjusest, vaid meeleheitest, valetamine, mis pidi hoidma elus viimast killukest lootust, isegi kui see lootus oli juba surnud. Kuid oli üks mees, kes ei valetanud. Tema nimi oli Arnold Susi, justiitsminister Tiefi valitsuses, ja ta oli tuntud oma otsekohesuse poolest. 23. septembril, kui valitsus kogunes Põgari palvemajas ja õhk oli paks vaikimisest, tõusis Susi püsti ja ütles seda, mida keegi teine ei julgenud öelda. Mehed, meid ei päästeta. Lääs on meid juba maha jätnud. Tema sõnad langesid ruumi nagu kivi sügavasse kaevu, esimene hetk oli vaikus, siis keegi üritas vastu vaielda, kuid Susi jätkas, ma olen lugenud Briti luureraporteid, ma tean, kuidas nad mõtlevad. Meie iseseisvus on neile ebamugav. Stalin on neile olulisem kui meie. Otto Tiev vaatas teda pikalt, tema nägu oli väsinud, kuid rahulik, ja siis ütles ta, isegi kui see on tõsi, Arnold, siis mis me peaksime tegema? Alla andma. Põgenema üksi. Või jääma siia ja nägema seda lõpuni. Susi ei vastanud kohe. Ta istus tagasi, pani käed näo ette, ja kui ta lõpuks rääkis, oli tema hääl vaikne, ma jään teiega. Kuid ma tahan, et te kõik teaksite tõde. Ja see tõde oli, nad olid üksi ja nad olid seda algusest peale olnud. See hetk Põgari palvemajas oli pöördepunkt, mitte selles mõttes, et midagi muutus, vaid selles mõttes, et illusioonid kadusid. Ministrid ei rääkinud enam evakuatsioonist kui kindlast plaanist, vaid kui ebatõenäolisest imest. Nad hakkasid rääkima sellest, kuidas varjata end, kuidas ellu jääda, kuidas hoida riigipitsatit ja dokumente, et need ei satuks inkot kätte. Helmut Maandi, riigisekretär, võttis riigipitsati ja mässis selle kaltsu sisse, pannes selle oma mantlitaskusse. Keegi küsis temalt, miks sa seda teed? Kas sa arvad, et sa pääsed? Maandi vaatas teda ja ütles, ma ei tea, kas ma pääsen.
Kuid kui ma pääsen, siis see pitsat peab minuga tulema. Sest see on ainus asi, mis tõestab, et Eesti Vabariik ei surnud siin, Põgari rannas. Ja see oli tõsi. See pitsat, mis kaalus vaid mõnisada grammi, kandis endas kogu Eesti Vabariigi juriidilist järjepidevust. See oli sümbol, mis ütles, et isegi kui valitsus purustatakse, isegi kui rahvas okupeeritakse, jääb Eesti Vabariik elama, kuni see pitsat eksisteerib. Kuid miks lääs ei saatnud paate? Miks nad ei teinud isegi minimaalset žesti, et näidata, et nad hoolivad? Vastus peitub mitte ainult Teherani konverentsi salakokkuleppes, vaid ka sügavamas, külmemas tõdes. Lääs kartis Stalinit rohkem, kui nad hoolivad Eestist. Kui Churchill ja Roosevelt istusid Teheranis Staliniga samas lauas, nägid nad meest, kes oli just võitnud Stalingradi lahingu, kes kontrollis suurimat armeed maailmas, kes oli valmis ohverdama miljoneid inimesi, et saavutada oma eesmärke. Nad nägid meest, keda ei saanud eirata ega ähvardada, vaid kellega tuli läbi rääkida, kompromisse teha ja kui vaja, siis ohverdada väiksemaid liitlasi. Ja Eesti oli väike liitlane, liiga väike, et riskida Staliniga konflikti. Kui lääs oleks toetanud Tiefi valitsust, oleks Stalin seda tõlgendanud kui vaenulikku akti, kui katset sekkuda tema mõjusfääri ja see oleks võinud ohustada kogu liitlaste koostööd. Seega oli lihtsam vaadata kõrvale, vaikida ja lasta Eesti saatuse täituda. Harry Carr, Briti luure Läänemere osakonna juht Stockholmis, oli mees, kes elas selle otsusega iga päev. Ta teadis Eesti põrandaaluste liikmete nimesid, ta oli lugenud nende raporteid, ta teadis, et nad usaldavad teda. Kuid ta teadis ka, et ta ei saa neid aidata. Ühel õhtul, mõni päev pärast seda, kui Tiefi valitsus oli saatnud oma viimased meeleheitlikud raadiogrammed, istus Carr oma kontoris Stockholmis ja vaatas Eesti radisti viimast sõnumit, mis oli salvestatud tema laua peale. Sõnum oli lühike, kus te olete? Miks te ei vasta? Me sureme siin. Carr luges seda üle ja siis pani ta paberi sahtlisse ja lukustas selle. Ta ei vastanud. Ta ei saanud vastata. Sest tema ülesanne ei olnud päästa eestlasi, vaid hoida Nõukogude Liitu rahul. Ja see ülesanne nõudis, et ta valetaks, et ta vaikiks, et ta laseks neil meestel surra, teades, et nad ootavad tema abi. Hiljem, pärast sõda, kui keegi küsis temalt, miks ta ei aidanud Tiefi valitsust, vastas ta, ma täitsin oma ülesannet. Ma tegin seda, mida mulle kästi teha. Kuid need, kes teda tundsid, ütlesid, et ta ei rääkinud sellest kunagi ilma, et tema hääl ei väriseks. Rootsi roll selles draamas oli veel keerulisem, sest Rootsi ei olnud otseselt lääne liitlane, vaid neutraalne riik, kes püüdis navigeerida kahe suurvõimu, Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahel. Kuid septembris 1944, kui Saksamaa lüüasaamine oli juba ilmne, hakkas Rootsi kaldu Nõukogude Liidu poole. Rootsi valitsus teadis, et sõjajärgses Euroopas tuleb neil elada Nõukogude Liiduga naabruses ja nad ei tahtnud alustada seda naabrussuhet konflikti või kahtlustusega. Seega, kui Eesti pagulased hakkasid Stockholmis organiseerima päästeoperatsioone, et tuua Eesti rannast ära Tiefi valitsuse liikmeid ja teisi põgenikke, hakkas Rootsi valitsus neid operatsioone takistama. Mitte avalikult, mitte ametlike keeldudega, vaid vaikse, bürokraatliku surve kaudu, paadid konfiskeeriti tehniliste puuduste tõttu, kütust keelduti andmast, varude nappuse tõttu, kaptenitele öeldi, et nad ei tohi väljuda, ohtlike ilmastikutingimuste tõttu. Kuid tegelik põhjus oli poliitiline. Rootsi kartis, et kui nad lubavad Eesti pagulastel päästa oma valitsust, siis Nõukogude Liit võib seda tõlgendada kui vaenulikku akti. Oli üks Rootsi kapten, kelle nimi oli Erik Anderson, kes keeldus neid käske täitmast. Ta oli vana meremeeste perekonnast, mees, kes uskus, et meri ei kuulu ühele riigile ega ühele ideoloogiale, vaid kõigile, kes vajavad pääsemist. 27. septembril, kui Rootsi politsei oli konfiskeerinud enamiku paate, mida Eesti pagulased olid üritanud kasutada, leidis Anderson ühe väikese kiirpaadi, mis oli peidetud Stockholmi sadama kõrvalisse dokki. Ta ei küsinud luba, ta ei teatanud oma plaanist kellelegi, ta lihtsalt täitis paadi kütusega, võttis kaasa 2 meeskonnaliiget, keda ta usalas, ja sõitis välja. Tema eesmärk oli puiserand, kus ta teadis, et Tiefi valitsuse liikmed ootavad. Kuid reis oli pikk, torm oli tugev ja paadi mootor hakkas korduvalt tõrkuma. Anderson jõudis Eesti randa alles 29. septembril, nädal pärast seda, kui ta oleks pidanud jõudma. Ja kui ta jõudis, oli rand peaaegu tühi. Enamik ministreid oli juba laiali läinud, varjunud metsadesse ja taludesse, lootes, et nad suudavad ellu jääda.
ainult Helmut Maandi oli seal, oodanud viimase hetkeni ja ta ronis paadile, riigipitsat mantlitaskus. Anderson küsis temalt, kus on teised? Maandi vaatas teda, tema silmad olid täis pisaraid ja ütles, nad on läinud. Nad ei uskunud enam, et keegi tuleb. See hetk, kui Maandi ronis paadile ja Anderson pööras paadi tagasi Rootsi poole, oli hetk, mis määras Eesti Vabariigi saatuse järgmiseks 50 aastaks. Maandi pääses, kuid teised ei pääsenud. Otto Tief, Arnold Susi ja enamik teisi ministreid jäid Eestisse, kus nad arreteeriti poolt oktoobris. Neid üle kuulati, piinati, süüdistati reetmises ja saadeti kulagi või hukati. Kuid Maandi, kes kandis riigipitsatit, tagas, et Eesti Vabariik ei surnud. Ta elas Rootsis eksiilis ja see pitsat oli sümbol, mis sidus eksiilvalitsuse Eesti Vabariiguga, mis oli olemas enne okupatsiooni. Ja kui 1990 Eesti taas iseseisvus, oli see pitsat üks sümboleid, mis näitas, et Eesti Vabariik ei olnud kunagi surnud, et see oli ainult peidetud, oodanud. Kuid Erik Anderson ei rääkinud kunagi avalikult sellest, mida ta tegi. Ta ei otsinud tunnustust ega tänu. Ta lihtsalt jätkas oma elu meremehena ja kui keegi küsis temalt, miks ta riskis oma eluga, et päästa üks Eesti mees, vastas ta, sest see oli õige asi teha. Ja sest keegi teine ei teinud seda. Hiljem, kui Rootsi valitsus hakkas uurima, kes aitas Eesti pagulastel põgeneda, kutsuti Anderson ülekuulamisele. Talle öeldi, et ta rikkus Rootsi neutraliteedipoliitikat, et ta ohustas Rootsi suhteid Nõukogude Liiduga. Kuid teda ei karistatud, sest Rootsi valitsus ei tahtnud avalikku skandaali. Selle asemel hoiatati teda, et ta ei tohi kunagi rääkida sellest, mida ta tegi. Ja ta ei rääkinudki kuni 1990-ndani, kui Eesti taas iseseisvus ja keegi leidis tema päeviku, kus ta oli kirjutanud, ma päästsin ühe mehe. Ma ei päästnud valitsust. Kuid ma päästsin riigipitsati. Ja see on rohkem, kui keegi teine tegi. Oktoobris 1944, kui NKVD ja SMERŠ hakkasid süstemaatiliselt arreteerima Tiefi valitsuse liikmeid, oli Eesti täis hirmu ja vaikust. Inimesed, kes olid näinud sinimustvalget lippu Pikk Hermannil, kes olid kuulnud raadios valitsuse deklaratsiooni, kes olid uskunud, et Eesti on taas vaba, said nüüd teada, et see vabadus oli kestnud vaid mõned päevad. NKVD ei arreteerinud ainult ministreid, vaid ka nende pereliikmeid, nende sõpru, nende kolleege, kõiki, kes olid seotud Tiefi valitsusega või kes olid toetanud iseseisvuse taastamist. Need arreteerimised olid süstemaatilised, hoolikalt planeeritud ja nad põhinesid nimekirjadel, mis olid koostatud juba enne, kui Punaarmee Tallinna jõudis. Nõukogude Liit oli valmistunud selleks hetkeks ja nad teadsid täpselt, keda nad peavad arreteerima, et purustada Eesti iseseisvusliikumine. Otto Tief arreteeriti 10. oktoobril tema kodus Tallinnas, kuhu ta oli naasnud pärast Puiserannast lahkumist. Ta oli varjunud seal, lootes, et ta suudab ellu jääda, kuid NKVD leidis ta kiiresti. Kui nad tulid tema uksele, ei üritanud Tief põgeneda ega vastu hakata. Ta avas ukse, vaatas NKVD ohvitsere silma ja ütles, ma olen Otto Tief, Eesti Vabariigi peaminister. Ma tulen teiega. Teda viidi Tallinna NKVD peakorterisse, kus teda üle kuulati päevade kaupa. Ülekuulajad küsisid temalt, kes oli tema valitsuses, kes toetas teda, kes teadis tema plaanidest. Tief vastas, kuid ta ei reetunud kedagi. Ta ütles, et ta võttis kõik otsused üksi, et tema ministrid täitsid ainult tema käske, et nemad ei ole süüdi. Kuid NKVD ei uskunud teda. Nad arreteerisid kõik, kelle nimed Tief mainis, ja paljud teised, kelle nimesid ta ei maininud. Arnold Susi, justiitsminister, arreteeriti mõni päev hiljem. Teda leiti väikesest talust Läänemaal, kus ta oli varjunud. Kui NKVD ohvitserid tulid, oli Susi kirjutamas päevikut. Ta kirjutas viimast lauset, ma ei kahetse midagi, mida me tegime. Me püüdsime olla vabad. Ja siis pani ta pliiatsi käest ja läks nendega kaasa. Tema päevik konfiskeeriti ja see kadus NKVD arhiividesse, kust seda ei leitud kunagi. Kuid need, kes teda tundsid, ütlesid, et see lause, ma ei kahetse midagi, oli tema testamendiks, tema viimane sõnum maailmale. Teised ministrid jagasid sarnast saatust. Mõned arreteeriti kiiresti, teised suutsid varjuda kuid või nädalaid, kuid lõpuks leiti nad kõik. Neid süüdistati reetmises, mässus, koostöös Saksa okupatsioonivõimudega ja saadeti kulagi või hukati.
Mõned surid vangilaagrites haiguste või nälga kätte, teised saadeti asumisele Siberisse, kus nad elasid aastakümneid eksiilis, teades, et nende kodumaa on okupeeritud ja et lääs, keda nad uskusid, oli nad maha jätnud. Kuid nad ei kahetsenud. Nad teadsid, et nad tegid seda, mida nad pidasid õigeks, ja et isegi kui nad kaotasid, oli nende võitlus oluline, sest see näitas, et Eesti rahvas ei andnud kunagi vabatahtlikult alla, et nad võitlesid lõpuni. Kuid oli üks küsimus, mis vaevab ajaloolasi tänaseni, kas keegi TIEFi valitsusest reetis teisi? Kas keegi andis NKVD-le nimesid, asukohti, plaane? Ametlikud dokumendid ei kinnita seda, kuid on vihjeid, et vähemalt üks valitsuse liige võis olla NKVD informaator. Tema nimi ei ole kunagi avalikustatud ja tõendid on ebaselged, kuid mõned ülekuulamisprotokollid viitavad, et NKVD teadis rohkem, kui nad oleksid pidanud teadma. Kas see on tõsi? Või on see ainult paranoia, mis sündis hirmu ja meeleheite keskel? Me ei tea. Kuid see küsimus jääb, ja see küsimus on osa sellest traagiast, et isegi nende viimastel päevadel, kui nad olid juba kaotanud kõik, ei saanud nad olla kindlad, kas nad saavad üksteist usaldada. Helmut Maandi, kes pääses Rootsi, elas seal eksiilis kuni 1990-ndani. Ta ei rääkinud palju sellest, mis juhtus Puiserannas, kuid need, kes teda tundsid, ütlesid, et ta kandis endas süütunnet selle üle, et ta pääses, kui teised ei pääsenud. Ta küsis endalt iga päev, miks mina? Miks mitte Otto Tief? Miks mitte Arnold Susi? Kuid ta teadis ka, et tema ülesanne ei olnud surra koos nendega, vaid elada ja hoida riigipitsatit, hoida elus Eesti Vabariigi juriidilist järjepidevust. Ja ta täitis seda ülesannet. Ta oli üks eksiilvalitsuse liikmetest, ta osales Eesti iseseisvuse taastamise ettevalmistamisel ja kui 1990-ndal Eesti taas iseseisvus, oli ta seal, riigipitsat käes, näitamaks, et Eesti Vabariik ei olnud kunagi surnud. Kuid kas lääs võlgneb Eestile vabandust? Kas Suurbritannia, Ameerika Ühendriigid, Rootsi peaksid tunnistama, et nad jätsid Otto Tiefi valitsuse tahtlikult lõksu? See küsimus on esitatud mitu korda, kuid ametlikku vastust ei ole kunagi tulnud. Lääne valitsused on öelnud, et see olid keeruline olukord, et me tegime, mida me saime, et ajalugu on keeruline. Kuid need, kes elasid seda ajalugu, kes istusid Põgari palvemajas ja vaatasid tühja horisonti, kes ootasid paati, mida ei tulnud, teavad teist tõde. Nad teavad, et lääs oleks saanud aidata, kuid ei aidanud. Nad teavad, et lääs tegi valiku, mis ohverdas Eesti Stalini toetuse säilitamise nimel. Ja nad teavad, et see valik maksis neile vabaduse, paljudele neist elu ja Eesti rahvale veel 50 aastat okupatsiooni. Esimesed dokumendid kadusid täpselt 3 päeva pärast seda, kui Punaarmee tankid jõudsid Tallinna. Mitte kõik dokumendid, ainult need, mis olid kõige olulisemad. Briti luure Stockholmi residentuuri arhiivis, kus hoiti kõiki Eesti puudutavaid raporteid, märkis arhivaar oktoobri 1. päeval 1944 oma päevikusse, kaust E34 on eemaldatud. Kõrgemalt tulnud korraldus. Ei küsinud põhjust. Kaust E34 sisaldas kõiki septembrikuu raadiogramme Otto Tiefi valitsuselt, kõiki palveid evakuatsiooni kohta, kõiki nimesid, kes olid palunud abi. See kaust sisaldas ka Harry Carri käsikirjalisi märkmeid, kus ta oli kirjutanud, nad usaldavad meid. Nad arvavad, et me tuleme. Kuid keegi Londonis otsustas, et need dokumendid on liiga ohtlikud, et need võiksid kunagi avalikuks saada. Ja nii kadusid need mitte hävitatuna, vaid lihtsalt ümberpaigutatuna, arhiveeritud kuhugi, kuhu keegi ei oska otsida. Aastakümneid hiljem, kui ajaloolased hakkasid uurima, mis juhtus Tiefi valitsusega, leidsid nad lüngad, päevi, kus ei ole ühtegi dokumenti, nimesid, mis on kustutatud, raporteid, kus on read maha kriipsutatud. Ja need lüngad räägivad rohkem, kui ükski dokument kunagi saaks rääkida. Sest need lüngad näitavad, et keegi tahtis, et see lugu unustataks. Kuid mõned dokumendid ei kadunud. Mõned jäid alles, mitte sellepärast, et keegi tahtis neid säilitada, vaid sellepärast, et keegi unustas need hävitada. Ühes neist dokumentidest, mis leiti Briti rahvusarhiivist alles 1990-ndatel, on Harry Carri raport, dateeritud 25. september 1944. Raport on lühike, vaid 1 lehekülg, kuid selle sisu on laastav. Carr kirjutab, Eesti valitsuse liikmed on endiselt Puiserannas. Nad saadavad iga päev signaale. Nad küsivad, millal paadid tulevad. Ma ei tea, mida neile vastata.
Londonis öeldi mulle, et ma pean neid hoidma lootuses, kuid mitte lubama midagi konkreetset. Ma ei mõista selle strateegia eesmärki. Kui me ei kavatse neid päästa, miks me ei ütle neile lihtsalt tõtt? Selle raporti allosas on punase tindiga kirjutatud üks sõna, eirata. Ja see sõna, kirjutatud kellegi käega Londonis, on kõige julmem dokument, mis sellest ajast on säilinud. Sest see sõna tähendab, et keegi luges Carri küsimust, mõistis tema kahtlust ja otsustas, et parem on lasta Carril kannatada, kui riskida, et ta võiks rääkida tõtt eestlastele. Kuid miks? Miks oli nii oluline hoida eestlasi lootuses, kui lääs teadis, et nad ei kavatse neid päästa? Vastus peitub ühes teises dokumendis, mis leiti Ameerika strateegiliste teenistuste valitsuse arhiivist. See dokument on memorandum, kirjutatud Washingtonis 21. septembril 1944 ja selle pealkiri on Balti küsimus ja Nõukogude suhted. Memorandumis selgitatakse, et kui lääs toetaks Eesti, Läti või Leedu iseseisvuspüüdlusi, võiks Stalin seda tõlgendada kui katset nõrgendada Nõukogude Liitu ja see võiks kahjustada liitlaste koostööd. Kuid memorandumis öeldakse ka midagi muud, midagi, mis on veelgi külmem, kui Balti iseseisvusliikumised ebaõnnestuvad ilma meie avaliku toetuseta, saame me säilitada usaldusväärse eitamise. Me ei toetanud neid, seega ei saa Stalin meid süüdistada. See on see, mida nimetatakse, et usaldusväärne eitamine, strateegia, kus sa lasud kellelgi ebaõnnestuda, et sa saaksid hiljem öelda, et sa ei olnud sellega seotud. Ja Otto Tiefi valitsus oli täiuslik kandidaat selleks strateegiaks, nad olid piisavalt olulised, et nende ebaõnnestumine näitaks Stalinile, et lääs ei sekku tema mõjusfääri, kuid piisavalt väikesed, et nende ohverdamine ei tekitaks läänes suurt avalikku pahameelt. Kuid oli üks inimene, kes ei nõustunud selle strateegiaga. Tema nimi oli George Kennan, Ameerika diplomaat, kes töötas sel ajal Moskvas ja kes hiljem sai kuulsaks oma ohjeldamise doktriini poolest. Kennan kirjutas septembris 1944 oma päevikusse, me teeme vea. Me ohverdame Balti riike, arvates, et see rahuldab Stalinit, kuid see ei rahulda teda. See ainult näitab talle, et me oleme nõrgad, et me oleme valmis ohverdama oma põhimõtteid, et hoida teda rahul. Ja kui ta näeb, et me oleme nõrgad, siis ta nõuab rohkem. Kennan ei avaldanud seda päevikut oma eluajal, kuid pärast tema surma, kui see avaldati, said ajaloolased teada, et isegi lääne sees olid inimesed, kes mõistsid, et Tiefi valitsuse ohverdamine oli mitte ainult moraalselt vale, vaid ka strateegiliselt rumal. Kuid Kennani hääl oli vähemuses ja tema hoiatusi ei kuulatud. Otto Tief ei teadnud nendest dokumentidest, nendest memorandumidest, nendest strateegilistest kalkulatsioonidest. Kuid ta nägi nende tagajärgi oma kehas. Septembri lõpuks, kui ta oli veetnud nädalaid Puiserannas ja Põgari palvemajas, oodates paati, mis ei tulnud, oli ta muutunud. Tema nägu, mis oli alati olnud rahulik ja väärikas, oli nüüd kõhn ja väsinud. Tema käed, mis olid allkirjastanud Eesti Vabariigi iseseisvuse deklaratsiooni, värisesid nüüd, kui ta üritas kirjutada. Tema silmad, mis olid alati olnud täis kindlust, olid nüüd täis midagi muud, mitte hirmu, vaid kurbust, sügavat, lõputut kurbust, mis tuleb sellest, kui sa mõistad, et sa oled reedetud. Tema isiklik arst, kes oli temaga Puiserannas, kirjutas hiljem oma mälestustes, ma nägin, kuidas ta vanas iga päevaga. Mitte aastate, vaid aastakümnete võrra. Tema juuksed muutusid halliks, tema selg kõverdus, tema hääl muutus vaiksemaks. Ja kõige hullem oli see, et ma ei saanud talle midagi teha. Sest see, mis teda tappis, ei olnud haigus. See oli pettumuse ja reetmise koormus. Kuid Tief ei rääkinud sellest. Ta ei kurtnud, ta ei süüdistanud, ta ei näidanud oma valu. Ta jätkas oma tööd, kirjutas dokumente, kohtus ministritega, püüdis hoida valitsust koos, isegi kui ta teadis, et see on lootusetu. Ja kui keegi küsis temalt, kas ta usub, et lääs tuleb neid päästma, vastas ta alati sama, ma usun, et õiglus võidab. Ja kui mitte täna, siis homme. Ja kui mitte homme, siis ühel päeval. Kuid need, kes teda tundsid, nägid, et ta ei uskunud enam oma sõnadesse. Ta ütles neid, sest ta pidi neid ütlema, sest kui ta oleks tunnistanud, et ta on kaotanud lootuse, oleks kogu valitsus kokku varisenud. Ja nii jätkas ta valetamist mitte teistele, vaid endale, püüdes uskuda, et kõik see kannatus, kõik see ootamine, kõik see valu on millegi nimel. Oktoobri alguses, kui NKVD hakkas süstemaatiliselt arreteerima valitsuse liikmeid, oli Tief juba tagasi Tallinnas, varjunud oma kodus. Ta teadis, et nad tulevad tema järele, see oli ainult aja küsimus.
Kuid ta ei põgenenud. Ta oleks võinud, tal olid kontaktid, kes oleksid võinud teda aidata varjuda, võib-olla isegi põgeneda Rootsi. Kuid ta keeldus. Kui keegi küsis temalt, miks, vastas ta, sest kui ma põgenen, siis nad ütlevad, et ma olin argpüks, et ma jätsin oma rahva maha. Ja ma ei taha, et ajalugu mäletaks mind nii. Ma tahan, et ajalugu mäletaks, et ma jäin, et ma võitlesin lõpuni, isegi kui ma teadsin, et ma kaotasin. Ja kui Inkot tuli tema uksele 10. oktoobril, oli ta valmis. Ta oli riietunud oma parimasse ülikonda, ta oli ajanud habeme, ta oli valmistanud väikese kohvri, kuhu ta oli pannud mõned raamatud ja fotod oma perekonnast. Ja kui ta avas ukse ja nägi Inkot ohvitsere, ei näidanud ta hirmu. Ta ütles, ma olen Otto Tief, Eesti Vabariigi peaminister. Ma tulen teiega. Ja ta läks. Inkot peakorteris Tallinnas üle kuulati teda päevade kaupa. Ülekuulajad küsisid temalt kõike, kes oli tema valitsuses, kes toetas teda, kes teadis tema plaanidest, kust ta sai raha, kust ta sai relvi, kas ta töötas koos Saksa luurega, kas ta töötas koos Briti luurega. Tief vastas kõigile küsimustele rahulikult, täpselt, ilma viha või hirmuta. Ta ütles tõtt, et ta moodustas valitsuse, sest ta uskus, et Eesti rahval on õigus olla vaba, et ta ei töötanud koos Saksa luurega, sest Saksamaa oli okupant, ja et ta ei töötanud koos Briti luurega, sest britid ei vastanud kunagi tema pöördumistele. Kuid Inkot ei uskunud teda. Nad ütlesid, et ta valetab, et ta peab olema töötanud kellegi jaoks, et keegi pidi teda toetama. Ja kui Tief ütles, et ta töötas ainult Eesti rahva jaoks, naersid nad. Üks ülekuulaja ütles talle, Eesti rahvas. Eesti rahvas ei eksisteeri. Eesti on Nõukogude Liidu osa ja sina oled reetja. Tief vaatas teda ja ütles, kui Eesti rahvas ei eksisteeri, siis miks te kardate meid nii palju? Selle küsimuse eest löödi teda. Mitte korra, vaid mitu korda. Kuid Tief ei karjunud, ta ei paluks halastust. Ta lihtsalt vaatas oma ülekuulajaid ja ootas, kuni nad lõpetavad. Ja kui nad lõpetasid, küsis ta, kas ma võin nüüd tagasi oma kambri minna. Ja nad lasksid tal minna. Sest isegi Inkot ohvitserid, kes olid harjunud vangide piinamisega, nägid midagi Tiefis, mis pani nad ebamugavalt tundma, nad nägid meest, kes ei kartnud neid, kes ei vihkanud neid, kes lihtsalt vaatas neid ja mõistis, et nad on ainult täitjad, mitte otsustajad. Ja see mõistmine oli hullem kui ükski süüdistus. Kuid oli üks dokument, mida Inkot ei leidnud kunagi. See dokument oli Otto Tiefi viimane kiri, kirjutatud oktoobri 9. päev enne tema arreteerimist. Kiri oli adresseeritud tulevastele põlvedele ja see oli peidetud tema koduseina sisse, väikesesse õõnsusesse, mille Tief oli ise teinud. Kirja ei leitud enne 1990, kui maja renoveeriti ja keegi leidis selle juhuslikult. Kirjas kirjutas Tief, ma tean, et mind arreteeritakse varsti. Ma tean, et mind süüdistatakse reetmises, kuigi ma ei ole kunagi reedetud oma rahvast. Ma tean, et mind võidakse hukata või saata vangilaagrisse, kust ma ei pruugi kunagi tagasi tulla. Kuid ma tahan, et te teaksite, te, kes loete seda kunagi tulevikus, et me ei andnud alla. Me võitlesime. Me uskusime, et lääs aitab meid, kuid nad ei aidanud. Me uskusime, et õiglus võidab, kuid see ei võitnud. Kuid me ei kahetse. Sest me tegime seda, mida me pidasime õigeks. Ja kui ajalugu mõistab meid, siis see on hea. Ja kui ajalugu ei mõista meid, siis see on ka hea. Sest me ei teinud seda ajaloo jaoks. Me tegime seda Eesti jaoks. See kiri on nüüd eksponeeritud Eesti Rahvusarhiivis ja iga aasta tulevad tuhanded inimesed seda vaatama. Mõned neist nutavad, mõned seisavad vaikides, mõned puudutavad klaasi, mis kaitseb kirja, nagu püüdes puudutada Tiefi kätt, mis seda kirjutas. Sest see kiri on rohkem kui lihtsalt dokument, see on testament, viimane sõnum mehelt, kes teadis, et ta sureb, kuid kes tahtis, et tema sõnad elavad edasi. Kuid oli veel üks dokument, mis kadus ja mida ei ole kunagi leitud. See dokument oli nimekiri kõigist inimestest, kes aitasid Tiefi valitsust, kes toetasid iseseisvuse taastamist, kes riskisid oma eluga, et Eesti saaks olla vaba. Tief koostas selle nimekirja septembris, lootes, et kui ta pääseb Rootsi, saab ta selle nimekirja anda lääne valitsustele, et nad teaksid, kes olid Eesti kangelased. Kuid kui ta mõistis, et ta ei pääse, otsustas ta selle nimekirja hävitada, et Inkot ei saaks seda kätte. Tema viimane käsk oma sekretärile oli, põleta see. Ära jäta ühtegi nime alles. Sest kui Inkot leiab selle, tapavad nad kõik need inimesed.
ja sekretär põletas selle. Kuid enne põletamist luges ta nimekirja läbi ja hiljem, kui ta pääses Rootsi, kirjutas ta mälust maha mõned nimed, mida ta mäletas. Kuid enamik nimesid kadus igaveseks. Ja need inimesed, kelle nimed olid sellel nimekirjal, jäid ajaloos tundmatuks, kangelased, kelle nimesid keegi ei tea, kelle tegusid keegi ei mäleta, kuid kes ohverdasid kõik Eesti vabaduse nimel. Kuid oli üks nimi, mis ei kadunud. See nimi oli Jaan Hünerson, Otto Tiefi isiklik sekretär, kes põletas nimekirja. Hünerson arreteeriti oktoobris, kuid teda ei hukatud. Teda saadeti Gulagi, kus ta veetis 20 aastat. Ja kui ta lõpuks vabanes ja naasis Eestisse, oli ta vana mees, kelle tervis oli purustatud, kuid kelle mälu oli endiselt terav. Ta rääkis ajaloolastele kõigest, mida ta mäletas, Tiefi viimased päevad, viimased sõnad, viimane kiri. Ja ta rääkis ka nimekirjast, mida ta põletas, ja nimede kohta, mida ta mäletas. Kuid ta ütles ka midagi muud, midagi, mis on jäänud ajaloolasi vaevaama. Otto Tief ütles mulle, et kui ma kunagi pääsen, pean ma rääkima tõtt. Mitte ainult seda, mis juhtus, vaid ka seda, kes on süüdi. Ja süüdi ei ole ainult Nõukogude Liit. Süüdi on ka lääs. Sest nad teadsid, nad said aidata, kuid nad ei aidanud. Ja see on reetmine, mis on hullem kui ükski Nõukogude okupatsioon. Sest okupatsioon on vaenlase tegu. Kuid reetmine on sõbra tegu. Kas lääs on süüdi? Kas Suurbritannia, Ameerika Ühendriigid, Rootsi peaksid tunnistama, et nad jätsid Otto Tiefi valitsuse tahtlikult lõksu? Dokumendid ütlevad jah. Tunnistajad ütlevad jah. Ajalugu ütleb jah. Kuid ametlikult ei ole lääs seda kunagi tunnistanud. Ja see vaikus, see keeldumine tunnistada, on osa sellest reetmisest, mis jätkub tänaseni, sest iga päev, mil lääs ei tunnista oma rolli, on päev, mil Otto Tiefi valitsuse ohverdamine jääb õigustamatuks, unustamatuks, andestamata. Kujutage ette hetke, mil te mõistate, et kõik, mida te uskusite, oli vale. Mitte järk-järgult, vaid ühe löögi, ühe dokumendi, ühe sõnaga. Täpselt selline hetk saabus 28. septembril 1944, kui üks Rootsi radist, kes jälgis Läänemere eetriliiklust, püüdis kinni sageduse, mida ta ei pidanud kunagi kuulma. See oli krüpteeritud sõnum Briti luure Stockholmi residentuurist Londonisse, kuid krüpteering oli nõrk, sõjajärgne kiirustamine oli jätnud lüngad, mida oskuslik radist suutis lahti muukida. Sõnum oli lühike, Eesti valitsuse evakuatsioon, operatsioon tühistatud. Rootsi võimud instrueeritud blokeerima kõik väljumised. Põhjendus, vältida diplomaatilist intsidenti Moskvaga. Kinnitatud Churchilli büroo poolt. Radist luges seda 3 korda, veendumaks, et ta ei eksi. Siis ta salvestas selle, pani paberi ümbrikusse ja saatis selle Eesti eksiilkomiteele Stockholmis. Kuid ümbrik jõudis kohale alles oktoobri 3, liiga hilja, et kedagi päästa, kuid piisavalt vara, et kinnitada, mida paljud juba kahtlustasid, lääs ei unustanud neid aidata. Lääs keeldus neid aitamast. Ja see keeldumine ei olnud viga ega juhus. See oli otsus, tehtud kõrgeimal tasemel, kinnitatud mehe poolt, keda eestlased olid pidanud oma suurimaks liitlaseks. Kuid miks Churchill? Miks mees, kes oli rääkinud nii kaunilt vabadusest, demokraatiast, väikeste rahvaste õigusest elada vabalt, otsustas ohverdada Eesti? Vastus peitub ühes vestluses, mis toimus Teheranis novembris 1943, kui Churchill istus Staliniga kahekesi, ilma tõlkideta, ainult üks tõlk, kes hiljem kirjutas oma mälestustes. Churchill küsis Stalinilt, mida ta tahab Ida-Euroopas. Stalin vastas lihtsalt, ma tahan, et minu piirid oleksid turvalised. Ma tahan, et Balti riigid, Poola, Rumeenia oleksid minu mõjusfääris. Churchill vaikis hetke, siis ütles, ja kui ma nõustun, siis sa aitad meil Hitlerit lüüa. Stalin noogutas. Churchill tõstis klaasi ja ütles, siis me oleme kokku leppinud. See vestlus ei olnud protokollitud, see ei olnud allkirjastatud, kuid see oli reaalsem kui ükski leping. Ja kui septembris 1944 Otto Tief tõstis Pikk-Hermannil sinimustvalge lipu, oli see lipp juba mõistetud surma, mitte Nõukogude Liidu poolt, vaid lääne poolt, kes oli otsustanud, et Eesti vabadus ei ole väärt riski, mida see tooks Staliniga suhetes. Kuid Churchill ei olnud ainus. Franklin Roosevelt, kes rääkis Atlandi hartast ja rahvaste enesemääramisõigusest, tegi sama valiku.
Ühes memorandumis, mis leiti Roosevelti presidendiraamatukogu arhiivist alles 2006, kirjutas Roosevelt oma nõunikule: Balti küsimus on tundlik. Stalin on meie liitlane ja me ei saa endale lubada teda kaotada. Kui Balti riigid tahavad olla vabad, peavad nad seda saavutama ise, ilma meie abita. See lause ilma meie abita on kõige külmem lause, mida Ameerika president on kunagi kirjutanud väikese rahva kohta, kes palus abi. Sest see lause ei öelnud ainult, et Ameerika ei aita. See ütles, et Ameerika ei taha aidata, et Balti riikide vabadus on neile ebamugav probleem, mida on lihtsam ignoreerida kui lahendada. Rootsi roll oli veel tsüünilisem. Rootsi, kes oli kogu sõja vältel hoidnud neutraliteeti, kes oli kaubanud nii Saksamaa kui ka liitlastega, kes oli võtnud vastu tuhandeid põgenikke, otsustas septembris 1944, et Eesti põgenikud on liiga ohtlikud. Mitte sellepärast, et nad oleksid olnud kurjategijad või spioonid, vaid sellepärast, et nende päästmine oleks ärritanud Moskvat. Rootsi peaminister Per Albin Hansson kirjutas oma päevikusse 26. septembril: Eesti komitee palub meil saata paate. Ma ütlesin neile, et me ei saa. Nad küsisid, miks. Ma ei öelnud tõtt, et me kardame Stalinit. Ma ütlesin, et ilm on halb ja et meie paadid on vajalikud muudeks operatsioonideks. Nad ei uskunud mind. Ma nägin seda nende silmist. Kuid nad ei öelnud midagi. Nad lihtsalt läksid. Hansson ei avaldanud seda päevikut kunagi, kuid pärast tema surma, kui see avaldati, said rootslased teada, et nende valitsus oli valetanud mitte ainult eestlastele, vaid ka neile endile. Otto Tiefi viimased vabad päevad möödusid ootamises. Mitte lootuses, vaid ootamises, et midagi juhtuks, et keegi tuleks, et maailm ei oleks nii julm, kui ta kartis. Kuid keegi ei tulnud. Oktoobri 9. päev enne tema arreteerimist istus ta oma kodus Tallinnas, vaatas aknast välja ja nägi linna, mis oli muutunud võõraks. Tänavatel kõndisid Punaarmee sõdurid, hoonete seintele olid riputatud Stalini porteed, õhus oli midagi raskelt hingeldavat, hirmu, alistumise, lootuse kadumise lõhna. Tiev pöördus oma naise poole, kes istus tema kõrval, ja ütles: ma arvan, et nad tulevad homme. Või ülehomme. Kuid nad tulevad. Tema naine küsis: kas sa kardad? Tiev raputas pead: ma ei karda surma. Ma kardan, et ajalugu unustab, miks me seda tegime. Ma kardan, et inimesed arvavad, et me olime rumalad, et me uskusime läänt, et me ei mõistnud, et me olime üksi. Tema naine võttis tema käest kinni ja ütles: ajalugu ei unusta. Sest me ei unusta. Ja meie lapsed ei unusta. Ja nende lapsed ei unusta. Tiev noogutas, kuid tema silmad olid täis pisaraid, mida ta ei lasknud voolata, sest ta oli õppinud, et pisarad ei muuda midagi, et ainus asi, mis loeb, on see, mida sa teed, mitte see, mida sa tunned. Järgmisel hommikul, kui Nkv tuli, oli Tiev valmis. Ta oli riietunud oma parimasse ülikonda, ajanud habeme, valmistanud väikese kohvri. Kuid enne, kui ta läks, tegi ta midagi, mida Nkv ei oodanud. Ta palus, et ta võiks helistada ühele inimesele. Nkv ohvitser küsis, kellele? Tiev vastas: Helmut Maandile. Rootsi. Ma tahan talle öelda, et ta peab hoidma riigipitsatit. Ja et ta peab rääkima tõtt. Ohvitser naeratas: me ei lase sul helistada. Kuid me edastame sõnumi. Tiev teadis, et nad ei edasta. Kuid ta ütles siiski: öelge talle, et ma ei kahetse. Öelge talle, et me tegime õigesti. Ja öelge talle, et Eesti ei sure kunagi, kuni on inimesi, kes mäletavad. Ohvitser kirjutas midagi üles, kuid Tiev nägi, et ta ei kirjutanud tema sõnu. Ta kirjutas ainult: vang keeldus koostööst. Nkv peakorteris üle kuulati Tievi 6 nädalat. Iga päev, mitu tundi, samad küsimused, samad süüdistused, samad ähvardused. Kuid Tiev ei murdunud. Ta vastas iga küsimusele rahulikult, täpselt, ilma viha või hirmuta. Ja iga kord, kui ülekuulajad ütlesid talle, et ta on reetja, vastas ta: ma ei ole reetja. Ma olen Eesti Vabariigi peaminister. Ja Eesti Vabariik ei ole kunagi olnud Nõukogude Liidu osa. Selle vastuse eest löödi teda, piinati, hoiti üleval öötundide kaupa, kuid ta ei muutnud oma vastust. Ja lõpuks, kui ülekuulajad mõistsid, et nad ei saa temast midagi välja pressida, saatsid nad ta kulagi, mitte sellepärast, et ta oleks olnud ohtlik, vaid sellepärast, et ta oli sümbol sellest, et Eesti ei andnud kunagi vabatahtlikult alla.
Tief veetis Kulagis 25 aastat. Ta töötas metsas, kaevas maad, kandis kive, elas tingimustes, mis olid mõeldud inimesi tapma. Kuid ta ei surnud. Ta elas, sest ta tahtis elada, sest ta tahtis näha päeva, mil Eesti on taas vaba. Ja kui ta lõpuks vabanes, 1969. oli ta vana mees, kelle tervis oli purustatud, kelle nägu oli kortsus, kelle käed värisesid. Kuid tema vaim ei olnud purustatud. Ta naasis Eestisse, kus ta elas vaikselt, rääkimata palju sellest, mis temaga juhtus, kuid kandes endas teadmist, et ta tegi seda, mida ta pidas õigeks. Ja kui ta suri, 1976. oli tema viimane sõna, Eesti. Helmut Maandi, kes pääses Rootsi koos riigipitsatiga, elas seal eksiilis 50 aastat. Ta ei rääkinud palju sellest, mis juhtus Puiserannas, kuid need, kes teda tundsid, ütlesid, et ta kandis endas süütunnet selle üle, et ta pääses, kui teised ei pääsenud. Iga aasta 29. septembril läks ta Stockholmi randa, seisis seal ja vaatas Eesti poole, meenutades neid mehi, kes jäid. Ja iga aasta küsis ta endalt sama küsimust, miks mina? Miks mitte Otto Tief? Miks mitte Arnold Susi? Kuid ta teadis ka vastust, sest tema ülesanne ei olnud surda koos nendega, vaid elada ja hoida riigipitsatit, hoida elus Eesti Vabariigi juriidilist järjepidevust. 1990. kui Eesti hakkas taas liikuma iseseisvuse poole, oli Maandi üks esimesi, kes naasis. Ta oli siis 84 aastat vana, nõrk, kuid tema käes oli endiselt riigipitsat, mis oli mässitud kaltsu sisse 50 aastat tagasi, mis oli ületanud tormise mere, mis oli elanud üle eksiili, mis oli oodanud seda hetke. Ja kui Eesti Ülemnõukogu kuulutas välja Eesti iseseisvuse taastamise, oli Maandi seal, istumas esimeses reas, riigipitsat süles, pisarad voolamas üle tema põskede. Keegi küsis temalt, mida te tunnete? Maandi vaatas teda, püühkis pisarad ära ja ütles, ma tunnen, et Otto Tief oleks pidanud siin olema. Ja Arnold Susi. Ja kõik need mehed, kes surid, et see hetk saaks tulla. Kuid nad ei ole siin. Ja see on kõige kurvem asi. Kuid Maandi tegi veel midagi. Ta kirjutas kirja Suurbritannia peaministrile, Ameerika Ühendriikide presidendile, Rootsi peaministrile. Kirjas ta kirjutas, 50 aastat tagasi jättis lääs Otto Tiefi valitsuse lõksu. Te teadsite, mis juhtub. Te said aidata. Kuid te ei aidanud. Ja nüüd, kui Eesti on taas vaba, ma küsin teilt, kas te tunnete kahetsust? Kas te tunnete, et te võlgnete meile vabandust? Või arvate te, et ajalugu on selle unustanud? Kiri saadeti, kuid vastust ei tulnud. Mitte Suurbritanniast, mitte Ameerika Ühendriikidest, mitte Rootsist. Ainult vaikus, sama vaikus, mis oli vastanud Otto Tiefi meeleheidetele raadiogrammidele 50 aastat tagasi. Maandi suri 1990. mõni kuu pärast Eesti iseseisvuse taastamist. Tema matustel oli tuhandeid inimesi, kes tulid tänamaks teda selle eest, et ta hoidis riigipitsatit, et ta hoidis elus lootust, et ta ei lasknud Eesti Vabariigil surra. Kuid oli ka inimesi, kes tulid küsima, miks lääs ei vastanud teie kirjale? Miks nad ei tunnista, et nad jätsid meid maha? Ja keegi ei osanud vastata. Sest see küsimus on küsimus, mis jääb, küsimus, mis ei kao, küsimus, mis ootab endiselt vastust. Täna, rohkem kui 80 aastat pärast seda, kui Otto Tiefi valitsus istus Põgari palvemajas ja vaatas tühja horisonti, on Eesti vaba. Kuid vabadus tuli mitte lääne abiga, vaid Eesti rahva enda võitluse, kannatuste ja ohvrite kaudu. Ja see tõde, et lääs ei aidanud, kui abi oli kõige rohkem vaja, on tõde, mis kummitab endiselt. Otto Tiefi perekond elas üle Kulagi, asumisel eksiilis. Tema lapsed kasvasid üles teadmata, kus nende isa on, kas ta elab või on surnud. Alles aastakümneid hiljem said nad teada, et ta elas, et ta kannatas, et ta ei murdunud kunagi. Täna on Otto Tief Eestis kangelane, tänavad on nimetatud tema järgi, monumendid püstitatud, raamatud kirjutatud. Kuid tema perekond ütleb, et kõige olulisem ei ole mälestus, vaid õiglus. Ja õiglus tähendab, et need, kes teda reetsid, peavad tunnistama oma rolli. Arnold Susi, kes põletas nimekirja, et kaitsta teisi, suri Kulagis 1953. Tema keha ei toodud kunagi Eestisse tagasi. Tema haud on kuskil Siberis, tähistamata, unustatud.
Kuid tema sõnad "ma ei kahetse midagi, mida me tegime" elavad edasi, sest need sõnad on testament, viimane sõnum mehelt, kes teadis, et ta sureb, kuid kes tahtis, et tema sõnad elavad edasi. Lääneriigid, Suurbritannia, Ameerika Ühendriigid, Rootsi ei ole kunagi ametlikult tunnistanud oma rolli Otto Tiefi valitsuse saatuses. Nad on öelnud, et see olid keeruline olukord, et me tegime, mida me saime, et ajalugu on keeruline. Kuid dokumendid räägivad teist lugu. Briti rahvusarhiivis, Ameerika strateegiliste teenistuste valitsuse arhiivis, Rootsi sõjaarhiivis on dokumendid, mis näitavad, et lääs teadis, et lääs sai aidata, kuid et lääs otsustas mitte aidata. Ja see otsus maksis Otto Tiefi valitsusele vabaduse, paljudele neist elu ja Eesti rahvale veel 50 aastat okupatsiooni. Täna, kui me vaatame tagasi sellele septembrile 1944, näeme me mitte ainult traagilist lugu ühest väikesest riigist, kes püüdis olla vaba, vaid ka lugu sellest, kuidas suurriigid ohverdavad väikeseid rahvaid oma geopoliitiliste huvide nimel. See on lugu reetmisest, kuid see on ka lugu sellest, kuidas üks riigipitsat, mis oli mässitud kaltsu sisse ja viidud üle tormise mere Rootsi, hoidis elus lootust, et Eesti Vabariik ei ole surnud, et see elab edasi, isegi kui selle valitsus on purustatud ja selle rahvas okupeeritud. Kuid küsimus jääb, kas lääs võlgneb Eestile vabandust? Kas need dokumendid, mis on peidetud arhiivides, peaksid olema avalikustatud? Kas need vestlused, mis toimusid Teheranis, Jaltas, Stockholmis, peaksid olema uuritud? Ja kõige olulisem küsimus, kas ajalugu võib kunagi olla õiglane, kui need, kes tegid valed otsused, ei tunnista kunagi oma vigu? Otto Tief uskus, et õiglus võidab. Kuid ta ei näinud seda võitu oma eluajal. Helmut Maandi uskus, et tõde tuleb välja. Kuid ta ei näinud, et lääs tunnistaks oma rolli. Arnold Susi uskus, et ajalugu mõistab. Kuid ajalugu on endiselt vaikne. Ja nii jääb küsimus, kui kaua peab Eesti ootama, et lääs ütleks lihtsalt, me eksisime. Me jätsime teid maha. Ja me kahetseme seda. Või on see lause, mida me ei kuule kunagi? Ja kui me ei kuule seda, siis mis see ütleb meile lääne kohta, kes räägib vabadusest, demokraatiast, õiglusest, kuid kes ei suuda tunnistada, et nad ohverdasid need väärtused, kui see oli neile mugav? Eesti on vaba. Kuid mälu ei ole vaba. Mälu kannab endas neid mehi, kes istusid Põgari palvemajas, kes vaatasid tühja horisonti, kes ootasid paati, mis ei tulnud. Ja see mälu küsib endiselt, miks? Miks lääs ei tulnud? Ja kas nad tulevad kunagi, mitte paatidega, vaid tõega?